No nii, kaunist teisipäeva hommikut. Kell on 8 juba varahommikul ja ma olen poolel teel Tallinnasse. Et kui oled teatud taseme spordis juba saavutanud, siis on ka vaja tegeleda muude asjadega kui ainult spordi tegemisega. Ehk siis täna mind kutsutud koos Ain-Alar Johansoniga Kuku raadiosse. Kell 9.35 peaks meetrisse minema. Räägime siis Tallinna Ironmanist ja sellega seonduvast. Ehk siis koha peal paistab, mis täna päevateemaks on. Ja ma usun, et see on selline huvitav kogemus, et mind ei ole varem raadiosse kutsutud ja ma ootan seda huviga. Et tegingi praegu väikse pausi maantee ääres, natuke sirutada ja veidi liigutada, et sellest istumisest. Et täna saab küll ja veel istuda nii-öelda autoroolis ja ka mujal kuskil mikrofoni taga. Et lähme siit edasi ja näeme juba Tallinnas. Päeva on jäänud Tallinna Ironmanini, pühapäeval kell 10 start. Nüüd hommikul käisin Raadio Kukus otse-eetris väikest intervjuud andmas ja nüüd tulin Tabasalust ujumistrengi tegema. Kavas on sellised lühemad otsad, mõned võistluskiirusega lõigud ja kogu pikkus 4 kilomeetrit. Ja Tabasalust pole ammu ujunud, et vaatame, mis see vesi siin on. It's not for me to say you love. No nii, ma loodan, et mind on kuulda. Et tegin siin rattasõidus väikse videopausi. Et Tallinnas käidud, asjad aetud, käisin Tabasalus ujumas. Koos Kaidi ja Ansuga tegin sellise 4-kilomeetrise treeningu seal ja siis olid muud asjaajamised. Samuti investeerisin veidi oma spordikarjääri ja ostsin TT Kiivri. Ja täna tulin katsetama siis veel õhtul, mismoodi ketas liigub, kas käigud töötavad ja kuidas Kiivriga sõita on. Et praegu ongi õhtul kerge 40 kilomeetrit. Üritan nii-öelda ikkagi oma poissas seda teha ja siin nii-öelda Lääne-Virumaa tuultega hakkama saada. Hommikul käisin ka Kuku raadios rääkimas koos Ainiga, siis mis nädalavahetusel ees ootab. Panen lingi descriptionisse, et sealt saate kuulata järgi, mis me siis kokku rääkisime seal. Minu jaoks väga uus kogemus ja huvitav ja äge ja väga toredad inimesed töötavad seal ja tõesti üks äge kogemus. Kui teil kunagi võimalik on, siis mingi kindlasti kui kutsutakse, et te sellega ei kaota mitte midagi, et pigem teenite iseendale plusspunkte. Et tulevikus võib-olla kaamera ees paremini hakkama saada. Eks nende videote tegemisega veidi peab veel harjuma. Väga ei julge veel kuskil avalikkuse ees niimoodi ennast filmida ja kaamerasse rääkida. Aga ma arvan, see tuleb siin lähikuude jooksul. Asi läheb paremaks ja teen rohkem klippe ka
ka siis kuskil, kus on veidi rohkem rahvast, et praegu saite siin muusikat kuulata ja vaadata, et mismoodi ma ujusin. Aga praeguseks päike isegi tuli välja, teen oma sõidu lõpuni ja juba kohtume homme. Vaikselt pakin asju, homme liigun ka Tallinnasse ära, et siis pühapäevani olla seal. Olge mõnusad, olge vahvad ja näeme juba homme. Tšau!